investeeringud, mida nüüd riik ette võtab, need on nagu selle sihiga, et elavdada majandust ja majanduskasvu suurendada. Kuidas näiteks nüüd konkreetselt siis selliste investeeringutega on, et kaunite kunstide kool, erihoolekandeasutused, tervisekeskused, et kuidas need nagu majandust elavdavad? Et investeeringud jaotuvad, ütleme, riigieelarves kaheks. Ühed on need investeeringud, mida on siis planeeritud riigieelarve strateegia jooksul juba aastate pikku. Teised on sellised strateegilised investeeringud, mida on see valitsuskoalitsioon kutsunud ellu. Neid on järgneva 3 aasta lõikes üle 300 miljoni. Kõigepealt need investeeringud, mis on olnud siis pikemalt, näiteks nagu kaunite kunstide kool ja nii edasi, kindlasti majandusele nad oma tõuke annavad. Selge on see, et see ehitussektorit aktiviseerib. Kui ta aktiviseerib ehitussektorit, siis seal all olevad erinevad teenussektorid loomulikult saavad läbi sellega tellimusi ja läbi selle saavad ka tarbimist. Nüüd strateegilised investeeringud on tõesti suunatud väga konkreetsetesse lõikudesse, milleks on paremad ühendused nii teede kui raudtee osas. See, et ettevõtjad ütlevad, et tegelikult me vajame paremaid ühendusi, kiiremaid ühendusi, turvalisemaid ühendusi, et see on otsene seos siis majanduskeskkonna ja majanduskeskkonna stimuleerimisega. Teiselt poolt Eesti on infotehnoloogias jõudnud tõesti väga kaugele, aga et see, et meil kiire internetiühendus täna võib-olla sellistest tiheasustusaladest väljaspool hajaasustusaladel puudub, ma arvan, see on probleem ja üks investeeringu komponent on kindlasti ka sinna infotehnoloogia või siis niinimetatud viimase miili juurde. See valitsuskoalitsioon on pidanud olulises ka elamufondi investeeringuid, mis aitavad siis ühelt poolt luua koostöös kohalike omavalitsustega inimestele korterid ja kodusid ja kui me tahame seda, et Eesti inimesed pöörduksid tagasi Soomest või teistest riikidest ja tuleksid Eestimaal elama, siis loomulikult investeering inimkapitali on kõige, ma arvan, olulisem. Ja neljandaks ma toon välja, et on ka kindlasti märgiline investeering ühelt poolt ja teiselt poolt majanduslik investeering. Me kaotame oma regioonis, ma arvan, igal aastal selliseid suuri võimsaid rahvusvahelisi konverentse, sest lihtsalt meil ei ole suurt konverentsikeskust ja samas mere ääres seisab juba aastaid Tallinna linnahall uksed suletuna, et on lepitud kokku, et riik ja linn üheskoos investeerivad sinna aastatel 2018 ja 2019 ja teevad linnahalli valmis. Riigipoolne investeeringu maht 2 aasta peale kokku on 40 miljonit.